saad aru või? Twinning! Nagu püha viha täis. Jah, väga kergesti. Amsterdamis ütleme niimoodi, et esmamulje on väga overwhelming. See on nagu mingis mõttes siuke nagu muinasjutu linn tundub, et siin need majad on ikka nii crazy teistsugused, aga nagu ägedad ja väga ilusad. Et tundub väga ilus linn, aga lihtsalt nii palju toimub ja meil on ikka paras seiklus ja hotelli jõudmisega, sest kuidagi me suutsime nagu valesid otsuseid teha ja rändasime mingit trammide ja ma ei tea, mis asjadega. Aga nüüd me oleme kohal, kell on 12:30 päeval. Siin natuke oleme juba chillinud ja vahetasime riided ära. Ma panin lihtsalt seeliku selga, sest nagu praegu tundus, et ei ole nii jahe. Et ma siin oli ikkagi natuke hirmul, et kui on kogu aeg pilves ja vihmane, et siis on külm, aga nii palju, kui seda päikest pilve vahelt piilub, siis tundub päris norm. Nii et mul on väga siuke streetwear outfit. Ja nüüd esimese asjana lähme otsime ühe kohviku ülesse. Meil on mingid asjad nagu Maps'i ära salvestatud, aga noh, siin on reaalselt nii palju vaadata ja avastada ja nagu iga nurga peal on midagi, et see on nagu crazy. Et jah, ma arvan, et ma täna nagu võib-olla nii suurt vlogimistööd ei tee, sest ma lihtsalt tahaks natukene aru saada, mis siin kus toimub ja nagu ei tule eesti keeles meelde, aga nagu selle linn, et harjume selle ümbruskonnaga ja siis on juba natuke lihtsam, et täna on siuke, et mitte midagi ei saa aru, kus pool, mis toimub ja jah, et siuke sisseelamispäev. Ma ei tea, mis kell on. Nüüd on ilm otsustanud, et okei, nüüd ta on pilvine, aga vähemalt me saime vahepeal ikkagi mingit päikest. 3 on kell. Ja nagu nii külm ei ole olnud. Aga väga siuke huvitav linn, et no ma oleks juba mingi, ma ei tea, mitu korda ratturite alla ja üks kutt oli reaalselt. Jaa, aga reaalselt. See oli mingi noor kutt ja ta oli lihtsalt nagu püha viha täis, et me rattatee peal kõndisime nagu ja me ei olnud ainukesed, nii et nagu tal oli jah, lihtsalt nagu väga ootamatu, et noh, inimesi ikka tugevalt häirib see, aga no ma saan aru, kui ma ise elaks siin ja oleks harjunud nagu oma igapäevase rutiiniga ja siis tulevad mingid, kes ei saa mitte midagi aru. Aga me käisime nii-öelda lõunat söömas mingis, ma ei teagi, kuidas seda öelda, kohvik või midagi, aga väga-väga haipi väärt. TikTokis leidsid selle või? Ma ei mäleta enam, mis selle sinna pani. Et ja seal oli väike järjekord, aga nagu mega head saiad ja meil jäi nagu mõlemal pool alles, nii et see on money well spent. Ja nii palju ägedaid poode nägime, käisime seal Harry Stylesi brändi pop-up poes, me veel midagi ei ostnud, aga mõtlesimegi, et me jätame selle suurema shoppamise mingiks muuks päevaks. Aga ja nii palju ägedaid poode ja nii palju häid nagu kohvikuid ja siukseid nagu tõesti siin on nagu häid asju ja väga palju valikut. Väga palju valikut. Kogu aeg on see nagu otsustamise fatiig, vaata. Jep, ja nagu ilus on igal pool, nagu kõik tänavad on ilusad.
see on äge, aga me siin natuke veel tiirutame ja varsti lähme tagasi hotelli. Väike outfitide vahetus. Tegelikult natuke aega puhkasime siin toas ja nüüd muidugi läks ikka kiireks, ma peame kohe liikuma hakkama ja ma suutsin need püksid, mis mul tegelikult olid algselt jalas, teha niimoodi mitte jumestuskreemiga, aga selle bronzeriga kokku, et ma pidin teksad jalga panema. Siis ma mõtlesin ainult 2 paari pikki pükse ja no see ei ole enam väga formaalne, aga vedame üle ja lähme õhtusöögile kuskile pasta kohta. Kell pole isegi 8 ja meil on juba õhtusöögil käidud, aga väga crazy. Pidime siukse vihmasajusest tulema ja mu uued beeži värvi jalanud ei ole beeži värvi. Või noh, need on täiesti... Selle pärast olema. Mis asi? See ekraan. Nüüd on seda ei olnud siin. No see lähebki, aga sa vaatad selle ära. See ongi selle klaasi point. Sellepärast see klaas kaits. Igatahes käisime ühes pasta kohas siis söömas. Väga jällegi mingi TikToki leid on ju. Aga väga hea koht oli nagu siiamaani kõik toiduelamused olnud väga head ja ma ei tea, kõik nii huvitav. Itaalia toidud siiani. Ja see ongi alati hea, aga nii huvitav, et mida me Liinaga mõtlesime, et meil ei ole Tallinnas üldse nagu selliseid spetsialiseerunud Itaalia või noh, nagu pasta kohti just, et kui sa tahad mingi vodka pastat ja mingi vodka pastat, mingit ravioole, mis oleks nagu tõesti siuke hea. Ja mis ei oleks pasta bolognese või pesto pasta. Ja see ei lähe ja väga sinna arvesse. Või kui te teate, siis andke märku, sest võib-olla ma lihtsalt ise ei ole kursis. Aga nüüd me jalutame siin peale mahtusööki. Aina rohkem saame nagu sellest linnast aru. Sa saad aru või? Ei saa aru. No selles mõttes, et ma saan aru, mis süsteem siin on. Lihtsalt nagu blokid või ma ei tea. Sa võid ringi käia ja siis jõuad samasse kohta tagasi. Väga kergesti. Ja no enam-vähem ikka tajud. Nüüd juba rohkem seda, et kus need ratturid liiguvad ja et sa neile ette ei jääks ja nii edasi. Aga me lähme vist vaikselt oma hotelli poole tagasi. Võib-olla istume seal baaris veel ja naudime seda esimest õhtukest ja tore vihm järgi ja siis nagu päris ebameeldiv oli jalutada nagu vihma ja tuulega. Tuleb välja, et meie selles, tahtsin öelda korteris, hotellis on see construction ja see baar ei olegi avatud veel, kuigi nad täna alles avasid selle uue receptioni. Aga jah, me tulime siis hoopiski tuppa, võtsime alt veinikese ja hakkame teist testi tegema. Väga põnev. Me käisime tegelikult hommikul suht ühes kohas nagu coffee shopi. Ma ei saa nüüd coffee shop. Kohvik. Jah, kohvikus käisime. Bakeri jah. Küpsised ja brownie. Ja me hakkame nüüd proovima seda. Seni kuni Liina siin kohviga mässab. Ma näitan teile tänaseid oste, sest ma arvan, ma iga päev ei hakka näitama, mis me ostsime. Aga lihtsalt esimese päeva puhul kellegi korter on mul vastast. Need veiniklaas on erineva suurusega. Esimese asjana me ostsime mingi turu pealt sõrmusid. Aga mulle väga meeldisid need nagu see roheline kuidagi väga hästi sobis.
ja siis üks on lihtsalt mingi kuldne ja mulle viimasel ajal meeldib kanda nagu kuldset ja hõbedat koos. Mul on nagu täiesti miksitud, aga minu meelest väga ägedad, need olid ilmselgelt nagu väga odavad, aga nagu täiesti suva selles mõttes, lihtsalt siuke tore mälestus. Ja siis me käisime veel nendes mingites kaltsukates. Episood oli selle kaltsuka nimi. Seal oli tegelikult nii palju vihma täieks ajab jälle. Siis vedas meil. Siuke mõnus cozy night on meil. Aga ja, seal oli väga palju ägedaid asju nagu. Väga paljudes kohtades müüakse neid leviseid teksaseid. Ja noh, seal kaltsukas oli ka neid, aga jah, kuidagi ei leidnud vist õige suurust seal ja ühesõnaga lõpuks mina ostsin hoopis siukse triibulise pluusi ja see on originaalselt Uniqlost ehk siis ilmselt see hinnavahe ei ole väga suur, siis see kaltsukas maksis 15 €, aga noh, ikkagi mulle väga meeldis see fit ja see värvid ja kõik see, et siuke tore pluus ja mulle on kuidagi triibud väga meeldima hakanud ja minu meelest need on nii head sellised asjad, mida suvel kanda, sest panedki mingid lühikesed püksid ja siuksed pikema pluusi, et siis on jumala soe. Ja issand, mis esimesena me ostsime üldse ju, kas see oli esimene ost või? Jah, vist jah. Me käisime ju, kogemata sattusime sinna Shoppingu tänavale ja seal oli see Melleri pood. Ja me ostsime Liinaga mõlemad päikseprillid, sest seal oli see diil, et sa saad 2 ühe hinnaga. Ja me ostsime samasugused prillid, aga Liinal on nagu pruunid. Aga ja väga, issand, kui sa need ette paned, siis ma ei näe ekraani. Läks täiesti pimestaks. Täiesti. Aga ja, twinning! Väga lahedad prillid minu meelest, et siuksed teistsuguse kujuga. Ja kuna ma tulin kodust ära niimoodi, et ma tahtsin oma Spekleri ühed viimase ajal lemmikprillid kaasa võtta, unustasin, siis nüüd mul on uued olemas. Ja issand, üldse me nägime nii palju ägedaid poode, nii et meil on kindlasti väga palju shoppamist veel ees. Aga täna oli siis sellist ostud ja väga edukas esimene päev oli. Aga vaatame nüüd, kuidas need küpsised maitsevad. Ühesõnaga, siin on meil üks väga isoäratav küpsis. See on lihtsalt nii suur. Oh my god. Ja. Väga hea minu meelest, aga meil on korralik treat. Et nagu, jah, kui sa selle ühe küpsi ära saad, siis ma arvan, isu on täis. Proovime brownit ka. See näeb ka lihtsalt mega välja. Kas see oli pistaatsiaga või? Ma sain ka mingi karamelli. See oli pisko. Jaa. Biskoffi kreemiga on see. See on nii magus. Aga on jõhkralt magusalt. Minul isiklikult ei ole seda vastu midagi. Magus on hea. Aga mulle meeldib vist küpsis rohkem. Siin oli nagu rohkem erinevaid maitseid. Browni on nagu... Browni on browni. Et väga seda biskoffi maitset ei olnud. Aga mõlemad on väga head, nii et soovitame. Tere hommikust. Me siin paneme ennast valmis. Uni oli päris hea minu meelest siin. Aga täna hommikul oli nagu räige vihm. Mis õnneks praegu on üle jäänud, aga lihtsalt siuke pilvine ilm ja mul tuli Instas ette mingi Amsterdamis on mingi tormihoiatus. Aga lihtsalt jah, siuke padukas ja tuul, mis oli eile juba päris tugev. Aga me saime juba eile karastatud selle õhtusöögil käimisega, sest siis sadas ka vihm. Mul on see kollane pluus seljas esimest korda ja väga lahe. Mulle tundub, et siuksed triibulised pluusid on nüüd minu teema, sest mul on nüüd lausa 2 triibulist pluusi. Ja, I like it. Meil on nüüd hommikusöök selja taga. Võib öelda isegi varane, õigemini jah, hiline hommikusöök või siis varane lõuna, aga käisime ühes mega turistikas kohas. Seal oli väga palju inimesi, aga saime kõhud täis. Ma ei tea, midagi erilist see ei olnud, aga oi, sorry.
aga nagu hea ikka ja sai energiat sellest toidust ja nüüd me oleme siin ringi jalutanud jällegi. Tahtsime sinna Harry Stylesi pop-up poodi minna, aga seal oli nii rets järjekord, merch'i poodi, aga seal oli nii jõhker järjekord, et see oli ikka crazy. Et me lähme võib-olla mingi aeg vaatama uuesti, sest praegu see oli pool tundi tagasi avatud täna, et võib-olla sellepärast oli palju rahvast. Aga nüüd me lähme käima mingites poodides ja tänane ilm on siuke, vahepeal sajab, siis tuleb siuke mingi õrn päike välja. Ja siis tuleb mingi jõhker tuul. Ja siis tuleb jõhker tuul ja see jõhker tuul on jahe. Aga kui tuult ei ole, siis on väga okei. Nagu praegu mul ei ole üldse külm. Praegu on jälle mõnus. Jõudsime siia ilusasse suurde Vondelparki. Natuke tuuline on, aga kui see päike välja tuleb, siis on väga mõnus. Ja nüüd mõtleme natuke edasis plaanis. Me käisime vahepeal ühes kohvikus ja nüüd mõtlemegi, kuhu me sööma lähme või mis teeme. Aga jällegi ma pean ütlema, et nii mõnus ja tore suur park. Kahjuks tõsiasi on see, et mul on telefoni aku tühi, ehk siis ma ei saa mitte midagi enam teha ja peaks ikkagi vist enne õhtusööki, ma ei tea, seda kuidagi laadima. Aga vaatame, mis saab. Turistielu ei ole kerge, sest mul olid kogu aeg käevad nii asju täis, et ma ei saanud väga vlogida, aga kell on õhtusse jõudnud, kell on 9 kohe ja me oleme nüüd toas tagasi. Väike värskendus, me olime reaalselt terve päeva ära. Mäletan, mis kell me läksime, aga natuke aega tagasi jõudsime ennast tagasi. Vahepeal käisime nii-öelda õhtus söömast ühes food courtis, seal oli mega hea valiku tegin. Võtsin mingid loaded fries ja see oli kuidagi mega maitsev. Ja tegime ühed kokteilid ja siis üks tänase päeva tippsündmuseid. Mina olen ka väga excited. Aga me käisime nagu hommikul või tähendab päeval siis, kui see avati, oli see järjekord nii haige. Mul on kahju, et ma ei filminud vist kaameraga, et näidata, kui hull see järjekord oli. Siis kui me praegu läksime juhuslikult niimoodi, et nad sulgesid 5 minuti pärast. Seal ei olnud üldse järjekorda, saime ilusti sisse, saime valida omale merch'i ja üldse see oli väga ägedasti tehtud see nagu pood. Ja me valisime mõlemad sellise long sleeve'i ja lihtsalt see on kõige, ma ei tea, minu meelest see oli kõige ägedam asi sealt. Ja mul on väga hea meel, et me saime. Ja kõik suurused asjad olid olemas, et vahepeal kui asju hullult haibitakse, siis tundub nagu, et äkki ei saagi, äkki kõik on välja müüdud. Siuksed järjekorrad olid, et nagu jah, aga tundub, et nad on normaalselt stokkinud, sellepärast, et seal oli kõike oli alles. Aga jah, ma olen väga õnnelik selle bluusi üle. See on kindlasti üks suve väga rohkesti kantav bluus. Ja nüüd me teeme väikse poetiiru ja siis me lähme võib-olla ühte kokteili oma kuskil ja nagu tahtsime täiega minna täna muuseumisse või kanalituurile, aga kell sai nii palju järsku
ja noh, selle ilmaga on ka see, et kogu aeg on nagu vahepeal sajab, siis ei saja, siis kuidagi jah, tegime teisi asju, aga ikkagi väga tore on olnud ja nagu ei ole seda, noh, me ei ole niisama passinud, et selles suhtes meil on veel 2 päeva, peaaegu 2 päeva aega, et kindlasti jõuame veel asju teha ja praegu käime poes, me ei olegi siin kordagi veel toidupoodi sattunud, sest pole neid isegi väga näha olnud, aga õnneks siin on nagu kella 10-ni lahti, mis on normaalne, mitte kuskil soojamaa riikides, et vahepeal poed pannakse nii vara kinni. Et lähme sinna, vaatame mida iganes me tahame ja siis lähme veel korraks õue, sest me oleme ikkagi Amsterdamis, on suvi ja miks mitte teha üks õhtunõu teile. Tere hommikust, kontserdipäev on käes, väga-väga excited, appi mis tuul. Täna on nii ilus ilm, päike paistab. Mingi rõve tuul on, aga eestlasena sa oled juba harjunud sellega. Igatahes me lähme praegu Van Gogh muuseumisse, oleme kultuursed. Mõtlesime, et ühe muuseumi võiks ikkagi ära külastada ja suht siuke kiiru peale minek, sest ega täna on meil ikkagi prioriteet, et meil oleks aega kontserdi jaoks sättida, aga ikkagi tahaks mõnes poes veel käia ja noh, sööma peab. Nii et teeme siukse kiire külastuse, aga see Van Gogh muuseum tundub väga lahe. Ja tee peal käisime ka juba Carharti poes, sest me juhuslikult sattusime sinna. Okei, ma pean keskenduma nüüd siia. Liina ei ole kaadris. Ärevus on võtnud võimust, sest meil on kiire, milline üllatus. Ja nagu viimane klipp, mis ma tegin, ma ütlesin, me lähme muuseumisse. Jokes on us, me ei saa sinna muuseumisse. Ma ei tea, miks me arvasime, et võime lihtsalt sisse jalutada. Sest esimene vaba aeg oli pühapäeval. Ja siis me otsustasime, et okei, me lähme siis ühte teise nagu, ma ei tea, mingi immersive experience ja siis sinna me pidime trippima. Ühesõnaga, siis oli kell juba, kell oli 12, kui me sinna sisse saime ja see kestis 40 minutit. See oli nagu huvitav või nagu lahe, aga see oli 40 minutit täpselt sama asja. Et ma oleks võinud selle 10 minutiga ära vaadata. Ja siis muidugi natuke sõime, aga nagu see oli kõik selles mõttes minu meelest väärt seda, sest me saime väga häid leide poodidest, mida ma saan teile, ma ei tea, kas selle vlogi lõpus või siis järgmises vlogis näidata. Siis saime kokteelitada päikse käest, täna on terve päev nii ilus ilm olnud ja siuke mõnus suve vibe. Reede on ja väga palju inimesi ja siuke väga suve vibe on täna. Ja siis seal me käisime Abercrombie poes ja seal teenindas meid kassas Eesti tüdruk, mis oli väga tore. Ja ta oli ka muidugi käinud Harry Stylesi kontserdil juba ja ütles, et see oli lahe, nii et ma usun, minus ei ole mingit seda kahtlust, et me peaks mitte rahule jääma. Sinna peab natuke trippima. Kunagi ei tea nagu nende suurkontsertitega, et kui kaua see tegelikult aeg võtab, et sinna kohale jõuda ja nii edasi. Nii et selleks me siin valmistume ja ma ei tea, mida oma juustega teha. Juba said valmis.
sellepärast ma otsustasin need teha, et ma teadsin, et need käivad. Muidu ma küll saan kiiresti. Aga mis on väga hea, on see, et mis meie hotelli puhul on väga hea. Ma ei mäleta, kas ma olen seda juba öelnud, aga me oleme mega kesklinnas ja siin on nagu reaalselt astud välja, sa oled nagu sa oledki selles suures melus ja kõik asjad on tegelikult lähedal ja nagu kõike saab siin teha ja kõik on ilusti olemas. Ja samas nagu toas on täielik vaikus, nagu sa ei ütleks, et sa oled kuskil suurlinna, ei tea, mingi põhitänava ääres. See on nagu hästi ja täna just nad avasid siin selle uue baari ka, et võib-olla saavad pärast läbi astuda. Nüüd on Harry läheb peale, sätime riidesse ja siis on suur õhtu ja täna on muideks Harry selle Amsterdami seeria kõige viimane kontsert, 10. kontsert ja me saame sellest osa, et täna tuleb epic. We are ready! Minul on see mummune kleit, ma ei jõudnud seda teha parajaks teha siit ja mul ei ole üldse mingid aksessuaare, mida ma mõtlesin, et ma panen, aga pole hullu. Siin mul on siuke tore kott, vähemalt natukene mingit disco vibe'i, sest ma ei ole väga selles teemas. Aga samas, vähemalt endal on mugav ja panin siis tussu. Ja meil rohkem teemas Harry Styles. Jah. Lihtsalt võtsin, mis kapis oli. No, eriti hea ju. Aga jah. Let's go!
värsked emotsioonid hotellitoast. Sest mul ilmselgelt ei olnud kaamerat kaasas seal. Väsinud on olla. Et raske on see kontserdil käia elu. Võimas show oli ja nagu sellest mulle meeldis. Mulle meeldis see, et ta ajas mitu korda sõnad sassi. Sest see oli nagu siuke inimlik osa sellest värgist ja nagu ta ise oli väga rõõmus, mida oli tore vaadata. Aga meie nagu, kui me võrdleme seda esimest Harry Stylesi kontserdit, kus me käisime ja nüüd seekord siis esimene oli lihtsalt vist sellepärast varem, et me olime õues ja nagu praegu meil olid need istekohad ja õnneks need inimesed seal istekohtadel ei istunud väga, et ikkagi meie ümber ka inimesed seisid, aga nagu seal ei olnud üldse ruumi ennast nagu liigutada ja hüpata, mis nagu ma olen harjunud sellega, et kui ma olen kontserdil ja ma tahan hüpata, siis ma hüppan, aga seal ei saanud nagu hüpata. Ja tal on lihtsalt sellised laulud osad nagu seda täiega kaasa elada ja selles suhtes sellest jäi natuke puudu, aga muidu peaaegu kõik laulud, mida me ootasime, tulid, aga seda, mis selle nimi oli? Love of my life, ta seekord ei laulnud. Jälle siis kui meie. Jah, nagu tal on osad mingid laulud, mida ta nagu igal kontsertil ei laula ja siis jälle sattus nii, et meie õhtul seda ei tulnud. Aga mega palju rahvast oli ikka reaalselt, staadion oli nii suur. Me kõndisime sinna alguses ikka räigelt palju ülesse, et ma ei ole kunagi nii suurel staadionil käinud. Ma ei tea, palju neid inimesi seal kokku oli. Aga ja jõhker rahvas. Aga sellest suhtes jällegi nagu nii suur areena tähendas seda, et seal olid kõik nagu toit olemas, joogid olemas, vetsus said käia, et kõik on nagu olemas. Selles mõttes mugav oli. Eks me olime päris kaugel ja minu telefoni ei suuminud, minul ei ole uut telefoni ja minu telefoni ei suuminud väga hästi sinna välja, et pole veel neid videosid üle vaadanud, mis mul lihtsalt peale jäi. Aga ei, väga nagu tore sündmus ja lahe on nagu vahepeal osa olla sellistest reaalselt mingi suur kontserditest. Aga samas just rääkisime väga, et nagu tegelikult oleks just lahedam, kui need kontserdid oleks väiksemad, sest kui see on nii suur kontsert, seal on nii palju inimesi, seal ilmselgelt ongi väga palju kohti ja nagu kõik see lava ja kõik on nii suur, et sa lihtsalt ei näe eriti midagi. Ja akustika oli ka, kuna me olime külje peal, siis seal nagu polnud kõige parem. Et jah, kui me kunagi käisime Helsingis, minu meelest nagu, ma reaalselt ei tea, kas soomlased ei teadnud, kes on Justin Bieber või miks nagu reaalselt, see oli nii väike kontsert, oli mingi Weekendi festivalil, mis nagu, see oli, see on see nagu Weekend festival, mis Eestis oli, aga see oli mingi Soome versioon, ma ei tea ühesõnaga. Soomes on see vist ikka enne olnud. Jah, aga see ei olnud ju nagu... Aga see ei olnud jah nagu nii kuidagi. Jah. See oli osa sellest. See oli osa sellest, aga see oli lihtsalt nagu tema kontsert. See oli nagu Helsingis, sest muidu see Weekend festival toimub kuskil nagu... mere ääres või kuskil. Ja nagu, siuke nagu festivali. Ja, ei ma mõtlesingi, jah, et see ei olnud nagu see... ei olnud jah. Aga ja siis oli nagu Justin Bieberi kontsert ja see oli lihtsalt põhimõtteliselt mingi park, mingi Helsingi park, nagu nii väike koht ja me saime nii lähedal olla ja nagu see oli experience. Et nagu nüüd tahaks iga kord näha neid artiste nii lähedalt, et selles suhtes jah, seda ei saanud. Aga me oleme ikkagi kogemuse võrra rikkamad ja tore oli ja sai laulda ja õõtsuda. Ja nüüd on kell 12. Homme me lähmegi siis koju ja veel vaatame, kas me saame hommikul ikkagi seal kanalituuril ära käia, sest seda me ei ole siiamaani veel teinud. Ja vaata jah, kas sa saad.
jah, ma arvan, et näeme homme hommikul, sest täna me oleme ässud ja peab siin vaikselt magama sättima. tere hommikust, meie viimane päev siin Amsterdamis ja väsinud on olla. ma ei tea, ma mingi enne 2 vist läksime magama alles, sest ikka oli vaja vaadata oma videosid ja asju. Kell 10 on meil bookitud see kanalituur, nii et üks bucket listi asi saab veel tehtud ja siis on küll päris palju asju tehtud nende 3-4 päevaga. On a jacket there and it was like very good and it was like such good condition and stuff and it was like €80 and it was real mink and I was like no way I should have bought it. Now I'm like thinking back on it, but I was like I'm not gonna wear it here. It rains most of the time because it's so within the city hall, so while you're waiting for your driver's license, divorce papers, whatever, you can have a drink and here, yes. Nii kell 10 käia tuurida. Ma ei saa isegi rääkida. Nii naljakas. Reaalselt nagu 2 klaasi veini me selle kell 10 hommikul nagu. Ja me tunneme seda. Igatahes jah. Väga crazy. Huvitav kogemus nagu olla kell 11 hommikul siukse vibe'iga, nagu me olime korraks eile õhtul. Päike on väljas, väga ilus ilm on ja kell on nüüd 11 läbi. Tegelikult ülilahe tuur oli ja nagu toredad need inimesed olid, kes seda tuuri tegid, et tundub nagu räigelt turistikas asi, mida teha, onju. Aga see oli tore ja nagu saime palju rohkem mingit ajalugu ja infot teada, mida me ise nagu ilmselgelt otsima ei oleks läinud. Et selles suhtes oli väga worth it ja ideid, mida teha, mida me ei jõua. Ja, täpselt. Et pigem soovitaks jah nagu reisi alguses teha sükest asja, aga me lähme nüüd hotelli, teeme check-out'i ära ja siis vaatame, varsti hakkame juba lennujaamaga minema, aga natuke veel paneme plaani paika, aga nii nagu haige. Mul on tunne, et just siis, kui me oleme saanud selle Amsterdami feelingu või selle kätte, et okei, siin on mõnus, siin on chill, et nagu võiks veel teha igast asju, siis on koju minek, nii et täitsa siuke tunne, et võib tagasi tulla ja nagu siuke täna siuke soe ja mõnus, et võiks vabalt terve päeva siin veel veeta. Aga jah, ei, tore on. Tore vibe. Olemegi juba lennujaamas. Jõudsime nii vara lennujaama, et nagu pole ammu sellist asja olnud, et pead ootama seda aega, et saaks oma selle kohvri ära anda, sest me ei mõelda üldse, et seda saab teha mingi 2 tundi enne ainult, kuna siin ei ole Air Balticul seda, et sa saaksid ise oma kohvri ära anda. Et siis jah, me ei saanudki veel check-in'i või seda turvakontrolli ära teha. Aga me tulime siia mingiste juustupoe kohvikusse sööma ja see oli väga-väga vajalik. Võtsime smootid ja siis grill, võileiba ja
see tõesti nagu tekitas mingit eluvaimu, sest me ei olnud hommikust söönud, me läksime kohe ju sinna kanalituurile veini jooma ja siis hakkas nagu vaikselt tunda andma ja siuke väsimus ja see. Et aga nüüd on jälle energiat, kui me saame oma kohvri ära anda, siis me saame veel natuke poodides käia ja siis ongi varsti lennule minek. Ja see lennujaam on ikka nii suur, et siin võiks nagu terve päev ära veeta.